Ma olen leidnud üles oma märja unenäo ja see on see sein. Ma armastan selliseid mustreid ja ma arvan, et kui mul oleks kodu Itaalias, mis ma loodan kunagi saab teoks, siis ma arvan, et see kodu ongi nagu täis mingid selliseid asju. Nii äge, mulle väga meeldib see stiil. Ja kes ei tea, kus asub selline sein, siis see on sellises linnas nagu Siena, üks ülimalt vana linn Itaalias Toskaanas. Antisis Duomo. Issand, kui lahe koht, nii kahju, et siin on absoluutselt iga laud on täis inimesi. Ja tegelikult inimesi pole siin üldse väga palju, siin on tavaliselt väga palju rohkem inimesi. Nii et ma arvan, et me oleme siia tulnud ideaalsel ajal. Ma arvan, veel ideaalsem aeg on võib-olla oktoober. Vaata, kui ilusad on need magnetid. Minu meelest see on super nunnu, samas siin on vaata need küpressid näha. Oota, kas see või see? Vaata, kui kaunis, no jummel issand. Samas vaata, siin on nagu ikkagi nagu punast värvi, ebersse ma võtan selle. Siin selja taga on üks tüdruk, kes vaatab meid ja siis ma arvan, et ta mõtleb, et ma olen mingi maailma kõige kuulsam YouTuber. Aga ei ole vastupidi, algaja. Ära ütle mulle nii. Kuule, see Siena on mega nunnu linn ju. Siin on need putkad, kus ma tahaksin shoppata. Mulle meeldivad siuksed nagu sodiputkad täiega. Aga see on siis, ma saan aru, nagu see Raekoja plats Piazza ja see on mingi põhitorn. Aga mis torn, ma ei tea. Kui sul oleks praegu reisi saada, siis ma kindlasti annaks sulle kõik faktid, kõik asjad on ju. Aga see ei ole, see on vlog. Ja miks me teeme vloge, ongi sellepärast, et ma ei pea võtma vastutus selle eest, et ma tean kõike igas kohas, kus ma käin, sest et ma ei tea. Oota, ma hästi kiiresti uurin. Küll universum viib mind sinna, kuhu ma pean minema. Gucci poodi. Alati on see värk, et oh my god, oota, ma ei saa alustada, nii ilus on lihtsalt tapne. Oota, ma teen ka ruutu ühe pildi, appikene. Nii, jätkame. Alati on nagu see värk, et kui sul tuleb pissihäda, on ju, siis esimese pissi sa pead lükkama nii kaugele tulevikku, kui vähega võimalik. Sa hoiad niimoodi kinni, et nagu tuleb silmast välja põhimõtteliselt ja siis alles läheb pissile. Kui me käisime tšikkidega peol, et kui nagu tuleb pissihäda kodus, siis sa ei lähe kohe vetsu, vaid sa hoiad seda nii kaua kinni, kui vähega saad, on ju. Sest et kui sa lähed kohe esimese tunde peale pissile, siis su põis kuidagi, ma ei tea, mis tal juhtub, aga justkui nagu lõtvuks ja siis sa tahad kogu aeg käia pissil. Aga kui sa selle esimese intervalli lükkad üli suureks, siis nagu sinu teine piss tuleb ka nagu pikema intervalliga, mitte nagu kohe. Et sa nagu pead treenima oma põid samamoodi, nagu sa treenid oma muskleid põhimõtteliselt. Follow me for more PC advice. Tere hommikust, kell on 9 hommikul ja meie otsustasime täna teha midagi teistsugust ja mitte süüa tibupardal hommikust. Ja me tulime sellisesse linna nagu San Giacomo, millest ma olen kuulnud nii paljudest reisiblogidest kohtadest ja see on nagu just another väga nunnu linn Toskaanas. Nii et lähme otsime mingi mõnususe hommikusöögi koha ja surfame siin ringi natukene. See ajab mind hullus, kui on koerte kaalarihmad ja siis nad tahavad nuusutada ringi ja teha asju, siis kogu aeg on ei, pidur on peal, sest et tegelikult samamoodi nagu me käime, ma ei tea, internetis surfamas ja guugeldama asju, siis nagu koerad guugeldavad läbi oma nina ja see on nagu nende jaoks informatsiooni saamine. Ja kogu aeg, kui ma näen, et neid pidurdatakse, siis ma tahaksin ka öelda, et palun laske tal nuusutada lihtsalt nagu natukene aega. Äkki me peaks ikkagi siia minema, siin on päike, vaata ka mõnus. Kell on 9 hommikul ja on sul mingi 20 kraadi sooja juba väljas ja jood siin kohvikus kohvi ja ootad oma mingisugust võikut ja see on nii mõnus. Need Itaalia mehed meil selja taga, goals. Nagu nii ägedad, lihtsalt inimesed oskavad nautida. Saame kokku laupäeva hommikul, istume maha ja lihtsalt hakkame hängima. Ma leidsin kõige ägedamad käterätikut. Hallo, kui ilus see on? Vaadake seda. Ja vaadake seda. Samas, kui me tulevad külalised ja ma teen Itaalia teemalise õhtusöögi näiteks ja siis mul on käterätik, mis on selline. See oleks nagu nii äge.
Tegelikult ei ole vist vaja või? Ei ole. No nii, kuhu me oleme omadega sõitnud sellisesse kohta. Siin ei ole enam teed, tee sai otsa. See oleks küll päris hästi praegu. Natuke meid veel minna. Stop! Ei, me saame küll nikerda siit välja niimoodi. Oota. Ja, stop! Hästi tehtud. Jätkame. Mul tuli paha töö. Oota, ma ei saa praegu teha, mul tuli paha töö korra. Päriselt. Siis lähme magama tagasi. Vaadake neid uksi. Mul on vaja need oma koju. Issand jumal, kui mega. Täna tuleb jälle ülisoe ilm. Eile oli 27 kraadi appi, ma higistasin nagu siga. Tere! Kas sa mäletad meid eile õhtust? Nii kaunis kast, tundub nagu terve kast, aga midagi selle käpaga on. Ja mina nagu selle loomasõbrana tahan kohe minna selle hotelli nagu administraatori juurde, et kas keegi hoolitseb selle kassi eest, kas tal on pandud arstiaeg kirja. Ma nii loodan, et on kõik hästi. Kas lähme sööma? Kisu! Tule, lähme sööma! Kisu! Some food needs to go into my mouth. And then into my stomach. Yes, let's go. Me oleme praegu sellise silla peal, mille nimi on Ponte Vecchio ja see on ainukene sild Firenzes, mis on siis teise maailmasõja järel alles jäänud või nagu säilinud. Kõik muud nagu hävitati ja nüüd siin ongi igasugused poekesed siin silla peal ja see oli kunagi ka nagu väga selline tavaline asi, et sa ehitad silla peale poekesed ja majad. Ja siin nagu ta näha ongi nagu poed ja tegelikult me oleme silla peal. See on samasugune sild nagu see seal, lihtsalt see sild on täis maju. Üliäge minu meelest. Ja Harri palus lisada, et need pole lihtsalt poekesed, vaid need on ehte poed. Kõik poed on ehte poed. Kujutate, et see on kõik marmorist. Ja meil on nagu see, et ostame nagu mingi mitme 1000 euro eest ühe mingi marmorplaadid panna kööki umbes on ja see on lihtsalt see, et ei, me teeme nagu kogu maja marmorist. No big deal. Me tahame teha Harriga järgi samasugust pilti. Need on minu ema ja isa siin samas kohas, kus mina praegu seisan umbes 1,5 aastat tagasi. Isa väga tahtis, et ma seda kohta näeksin, nii et ma arvan, et me peame neile selle pildi tegema ja saatma. No tulid siuksed pildid, ma arvan, et see siit piisab küll, saab küll midagi. Ma tahan teha vintage poodide soovitusriisi ja mul oli siit vaja teha alguskaader praegu, sellepärast ma niimoodi imelikult kõndisingi ringi. Tähendab, minu jaoks see pole imelik muidugi, aga mõne inimese jaoks on. Üleüldse, kui mingid inimesed nagu räägivad, et neil on nii piinlik filmida ennast ise tänaval, rääkides kaameraga või pildistades ise ennast, siis mul on küll nagu no shame. Mul on nagu see, et sorry. See on üks osa mu tööst, et kui ma seda teha ei julge, see on sama, kui ma tahan olla nagu laulja ja ma ei taha minna lavale nagu esinema. Ja selle pildistamisega on nagu sama asi, lihtsalt ma ei tea, see on nagu mingi ühiskonna imelik suhtumine, et see on nagu mingi eneseimetlus või mingi veidra asi, kui sa ennast ise filmid või pildistad. Ja see on nii vale minu meelest. Nagu girl, do your thing. See ongi see pood, kuhu me pidime välja jõudma, aga davai, lähme vaatame siia sisse. Selle koha nimi on siis Street Doing Vintage Couture. See pood on massiivne. See on barbuuriak, üliilus Harri selles. Muuseas, see on nii ilus, see on nii kaunis sul.
täna on Harri isa sünnipäev ja selle puhul me läheme trühvlijahile esimest korda elus, väga põnev. Siin on Stella, kes on vastutav selle eest, et me saaksime täna trühvleid. Stella! It's like I'm telling her, look for them. Hey, this one. This is the truffle. You see? It's small, but Oh yeah! it's here. Stella leiab trühvli, siis ta hakkab seda kraapima ja siis see mees kiiresti jookseb ta juurde, sellepärast et praegu näiteks juhtus siuke asi, et ta sõi selle trühvli ära. Oh my god! Stella nagu teeb number 2 sinna kohta, kust ilmselt on trühvel ja sellepärast see mees seda kohta tahtiski, et ta nuusutaks välja veel ja sealt tuli selline trühvel. Oh, wow! Brava! Brava! Oh, she's so proud. Me leidsime sellise trühvli ja see on lihtsalt üks päris mitmest trühvlist, mida me leidsime. Kui äge! Poleks uskunud, et meil nagu nii õnneks läheb. Vaata, kui suur see on. The best thing you can produce is eggs. Then I will teach you how to use them. Then pasta, so main dishes. The other one, the yellow type, you can use with raw meat.